Tervist! Mina olen Kaido Pajumaa jälle siinpool, juhtide ja meeskondade koolitaja Motivaatoris ja sa vaatad Tunnustava juhi podcasti. Tänaseks teemaks on tegelikult üks lugejakiri. Nimelt ma alustades nende podcastidega siin, või mäleta äkki kuu-poolteist nüüd tagasi, ütlesin, et sellel podcastil saab olema 3 fookust. Ühelt poolt mõtiskleda erinevate, võib-olla raamatute üle, siit saadavate tarkuste üle. Teiselt poolt võib-olla anda juhtidele, kes ei jõua, kas siis motivaatori koolitustele või mõndadele teistele juhtimiskoolitustele ei jõua lihtsalt minna, ei ole aega. Et siis vast nädalas korra pilk peale visata meie podcastile saab ka häid mõtteid. Ja 3. idee tegelikult oligi see, et ma saan päris palju kirju blogilugejatelt, samuti koolitusel osalenud inimestelt. Ja ma julgustan neid alati mingite küsimuste korral mulle kirjutama, sest ühelt poolt ma soovin hoida nende inimestega kontakti, kes koolitusel käivad, ja teiselt poolt see pakub mulle päriselt huvi ka. Ja nüüd ongi siis üks kiri tulnud. See ei ole küll inimene, kes on koolitusel osalenud, aga kuna see teema oli minu jaoks väga kõnekas, et siis ma mõtlesin sellel teemal veitsa peatuda. Ja kiri siis kõlab niimoodi. Tere! Olen teie Tunnustava juhi videopodcaste vaadanud ning kuna mainisite esimeses, et teile võib ka julgelt kirjutada, tekkiski mõte ühe küsimusega teie poole pöörduda. Nimelt olen umbes 6 kuud tagasi juhiks saanud, varasemat kogemust juhina pole ja olen tänaseks natukene keerulises olukorras. Nimelt on mõned töötajad meeskonnas, kes on ilusti juhi vahetusega kaasa tulnud, aga on mõned, kes tunduvad põhimõtteliselt mulle ja ülejäänud kolleegidele vastu töötavat. Olen püüdnud nendega sellest ka rääkida, aga 4 silma all on nad midagi ei räägi. Kõik paistab justkui korras olevat. Siiski näen nende igapäevasest käitumisest ja kuulen maja pealt igasugu lugusid, mis mind juhina tegelikult muretsema panevad. Mida teie arvate, kuidas selles olukorras oleks kõige mõttekam käituda? Tänan ette, kui leiate mahti seda teemat puudutada. Kõigepealt tagasisidena, et see ei ole absoluutselt mingisugune väga võõras olukord. Tõenäoliselt paljud juhid on sellega kokku puutunud, kus sa näed, et on mingi seltskond sinu osakonnas, sinu tiimis, kes väga usinalt kaasa töötavad, kaasa mõtlevad, osa võtavad koosolekutest, aruteludest, pakuvad ideid. Siis on mingi seltskond, kes on pigem sellised, nimetame neid võib-olla veitsa apaatseteks, et nendel tegelikult ei ole midagi ette otseselt heita, aga nad ei ole ka väga nagu aktiivsed, rääkimata proaktiivsusest. Ja siis on 3. seltskond, kes tegelikult oma käitumisega reaalselt negatiivset mõju avaldab. Need on inimesed, kes tegelikult ei ole mingite asjadega rahul, aga kuna meeskonnas ei ole ka piisavalt usaldust ja seal hulgas usaldust juhi enda suhtes, ei julge nad neid asju otse ja avatult välja öelda. Ei kolleegidele, ei ka juhile, vaid räägivad sellest oma keskis kuskil võib-olla köögis, lõunalauas, kohvinurgas, aga seda, et nendele teemadele avatult ja julgelt valgust heita, seda tegelikult ei tehta. Ja seetõttu mõtlesin veitsa selle kirja peale ja ma arvan, et siin on nagu 6 sellist tähelepanekut, millele mina julgen soovitada tähelepanu pöörata. Need on ka need teemad, mida me juhtimiskoolitustel ja meeskonnakoolitustel paljuski läbime, harjutame, mis tõttu on hea neid siin just niimoodi esitada. Reaalse päriselu näite baasil. Esimene asi, millega paljud juhid hädas on juhi julgus olla haavatav. Ehk siis meil on arusaamine, et kui ma juhiks saan, siis ma pean olema tark, tubli, usin, ma ei tohi vigu teha, ma ei tohi eksida, ma ei tohi tunnistada, et ma eksin, ma ei tohi kunagi vabandust paluda, sellega ma paistan kohe nõrgana, mis tõttu tuleb kõiki selliseid oma nagu puudusi varjata ja kui tõesti on mingid jamad meeskonnad, siis uskuda ise ja näidata ka välja iga oma ihurakuga, et tõenäoliselt probleemid on kuskil mujal. Niisiis, see on esimene samm, millega paljud juhid peaksid praktikas tegelema. Nad peaksid aru saama, et mitte keegi meist ei ole ideaalne. Ja nii kaua, kui sina ei julge tunnistada juhina, et sa ei ole ideaalne, et sul on vigu, et sa eksid, sa vajad nende inimeste abi, sa vajad nende inimeste nõu, sa oled valmis nendega avatult rääkima nii enda puudustest kui ka võib-olla puudustest meeskonnas. Ainult siis, kui sa juhina astud sellise sammu, et sa suudad jääda avatuks, avameelseks ja haavatavaks
kartmata enesekriitiline olla, suutes tagasisidet ka konstruktiivselt, negatiivselt võtta ikkagi konstruktiivselt ka vastu ja näidata, et ma olen tegelikult siin selleks, et me koos saavutaksime edu. Ma ei ole siin selleks, et teid juhtida või juhendada või teile ülesandeid kätte anda ja siis teid kontrollida, kas te ikka teete oma tööd. Ei, ma olen siin selleks, et tegelikult me koos saavutaksime soovitud eesmärgid ja ma kuidagi moodi ei saa olla kunagi kindel, et ma käitun õigesti teie ootuste kohaselt, kõiki teie vajadusi arvestades, mis tõttu ma vajan teie ausat ja siirast tagasisidet. Kui üks juht suudab sellise positsiooni luua endale meeskonnas, et inimesed päriselt hakkavad uskuma, et juhiga saab päris asjadest rääkida, eriti ka nendest asjadest, mis juhti ennast puudutab, siis tegelikult see dünaamika, millest ka siin kirjas juttu oli, hakkab väga-väga kiiresti muutuma. Sest niipea, kui inimesed näevad, et juht hakkab huvi tundma nende kaudu ka selle kohta, kuidas tal läheb, nii tegelikult on nad valmis tihtilugu ka aruteludeks nende suhtes kriitilistel teemadel. Siis teine asi, see olukord, mida see inimene selles kirjas kirjeldas, see tegelikult peegeldab selle meeskonna sisekultuuri. Sisekultuur on selline mõiste, mis paljuski segadust tekitab, sellepärast, et tihti räägitakse organisatsiooni kultuuris selle väga-väga laias tähenduses, aga tegelikult igal meeskonnal, igal inimgrupil on mingisugune kultuur. Ja kultuuri siis kõige lihtsamini on võimalik väljendada sellise mõistega nagu kirjutamata reeglid. Paljud juhid püüavad kirjutatud reeglite kaudu oma meeskondi juhtida, ehk siis lepitakse asjad kokku, pannakse kirja, protokollitakse, reglementeeritakse, sisekorra eeskirjad, ametijuhendid, kõik võimalikud asjad, mis siis peaksid inimesi kuidagi moodi käituma panema või nende käitumist muutma, aga jama on selles, et kirjutatud reeglid ei ole need, mille järgi inimesed tegelikult käituvad, vaid nad käituvad niinimetatud ikkagi kirjutamata reeglite järgi. Ja võt kirjutamata reeglid ongi siis meeskonna tegelik sisekultuur. Häda on selles, et enamikes meeskondades, millega mina vähemalt kokku puutun ja neid on, ma ei tea, 3, 4, 5 tükki nädalas, kultuur on kujunenud kaootiliselt. Ehk siis ei juht ega ka keegi teine meeskonnas ei ole pööranud tähelepanu sellele, et missugune kultuur meil üldse on, kas see toetab meie eesmärke, kas see toetab meie tegevust, kas see tekitab meis hea tunde, kas see pakub meile võimalust sellest tööst rõõmu tunda ja missugused on need negatiivsed asjad, mis tegelikult pärsivad meie tööd, mis pärsivad tööle pühendumust, mis pärsivad omavahelist suhtlust, mis pärsivad tegelikult eesmärkide saavutamist. Tavaliselt siis kultuur on välja kujunenud nagu jumal juhatab, nagu öeldakse. Igaüks tuleb oma arusaamistega, oma kogemustega, kes eelmisest firmast, kes ma ei tea, otse lapsepuhkuselt, kes otse koolipingist, igaüks siis oma arusaamiste järgi püüab tööd teha, aga kahjuks hakkavad need asjad põrkuma ja kuna usaldust meeskonnas ei ole, siis ei suudeta neid asju ka avatult ära lahendada, mis tõttu hakkabki tekkima selline kultuur, kus on salatsemist, on varjamist, on üksteisele ärapanemist, on sisemist konkurentsi. Niisiis, esimene samm tegelikult sul juhina oleks võtta oma meeskond kokku ja rääkida nendega avatult, haavatavalt teie kultuurist. See on seotud esimese sammuga. Kuna enamik juhte juhib oma meeskondi distantsilt, ehk siis räägitakse rohkem nagu mina versus grupp, teeme koosolekuid, või siis heal juhul, kui individuaalselt räägitakse, siis mingisuguses töö kontekstis alati, tööülesannete kontekstis, mingite tähtaegade kontekstis, töö kontekstis, siis sellist nagu isiklikku mõõdet ei ole. Aga rääkides sisekultuurist, me räägime alati käitumisest. Käitumine on see, mis tegelikult kultuuri kujundab. Kuidas me käitume üksteisega, kuidas me suhtleme üksteisega, kuidas me, mis tooniga me räägime, kas me julgeme abi paluda, kas me julgeme üksteisele vajadusel näidata oma nõrkuseid välja. Kas me julgeme üksteisele öelda, kui me ei pea mingitest kokkulepetest kinni, mis on kokku lepitud. Need on need asjad, mis tegelikult peegeldavad meeskonna tegelikku sisekultuuri. Kuna aga paljudel juhtudel see kultuur on nagu on, ta on, aga keegi ei tea, missugune ta on, siis tegelikult see oleks esimene samm. Hakata teadlikult tähelepanu pöörama kultuurile ja rääkida oma inimestega avatult ja ausalt sellest kultuurist. Ja teie puhul konkreetselt selle kultuuri tunnus on see, et on mingi seltskond, kes on aru saanud, et kirjutamata reeglite kohaselt on okei töötada juhile vastu, on okei töötada teistele inimestele vastu ja nad teavad, et keegi sellele nagu nii tähelepanu ei pööra. Kolmas asi, mis on nüüd otseselt seotud juba kultuuriga, ongi see, et paljud juhid eelistavad oma töötajatega, oma meeskonnaga tööd teha ainult niinimetatud tulemuste kontekstis. Niikaua kui tulemused, niikaua kui numbrid on korras, niikaua pigistame käitumise osas silma kinni.
ja nii võibki juhtuda, et mingid väga oma ala eksperdid, tugevad spetsialistid naudivad selle mängu vilju, kus kohas nad võivad tegelikult käituda nõmedalt, öelda halvasti, olla osavõtmatud, olla nagu mitte huvitatud ja tegelikult näidates seda kõike demonstratiivselt ka välja ja avaldades sellega negatiivselt nii juhtimisele kui meeskonnale mõju. Aga kuna neil niinimetatud tööasjad on korras, kliendid on rahul, tulemused on korras, numbrid on korras, siis juht selle teemaga ei tegele. Ja see on selline käitumine versus tulemused paradoks, millega väga paljud juhid samuti hädas on, et nii kaua kui töötaja reaalselt tulemused ära teeb, siis vahet pole, mis viisil ta need tulemused ära teeb. Aga võt sinu kui juhi ülesanne on tegelikult jõuda oma inimestele nii palju lähemale ja luua selline kultuur, kus me räägime tegelikult ka käitumistest avatult ja otse. See viib mind sellise mõisteni nagu primaarne ja sekundaarne töö. Kuna paljud inimesed, kes kuhugi tööle lähevad, arvavad, et nende tööks ja nende primaarseks tööks on ära teha, mis on nende ametijuhendis kirjas. Ja nii saabki juhtuda, et kuni ma teen kõik asjad ära, niinimetatud tööasjad on korras, siis keegi ei saa mulle mitte midagi ette heita. Aga tegelikult on paljud töötajad primaarse ja sekundaarse töö segi ajanud. Sest kui inimene võetakse kuhugi osakonda, kuhugi organisatsiooni, siis ta võetakse ainult ühel eesmärgil, et see inimene aitaks sellel organisatsioonil edu saavutada. Kui me vaatame meeskonna kontekstis, see inimene võetakse sinna meeskonda ainult selleks, et ta aitaks sellel meeskonnal ja juhil selle meeskonna juhina edu saavutada, eesmärgid saavutada. Aga nüüd, kui inimene saab aru, et see on täiesti sekundaarne, sest see on juhi probleem, kuidas moodi meeskond toimib. Minu probleem on minu töö ja mina oma töö teen ära ja mind ei huvita, kuidas teistel läheb, kuidas juhil läheb, siis ongi siin põhimõtteline konflikt. Mis tõttu sa pead juhina ka julgema oma töötajatele selgitada, mis on primaarne töö ja mis on sekundaarne töö. Primaarne töö on see, et ma juhina näeksin, et kõik inimesed pingutavad meie ühiste eesmärkide nimel. Ja kui ma näen, et keegi kaldub liialt oma individualistlikele eesmärkidele, et ainult minu asjad mind huvitavad, siis tuleb nendega jälle sellest rääkida ja tuletada neile meelde, et miks nad tegelikult siia meeskonda on võetud. Et kui nad siin teevad vaikselt oma asja ja nad tegelikult ei panusta meeskonda, siis sa juhina ei saa nende peale toetuda, aga sul on vaja kõiki inimesi, kes siin meeskonnas on, et ma saaksin nende peale toetuda, ma saaksin kõikidega arvestada, ma näen, et kõik annavad oma panuse, mitte ei käi siin lihtsalt tööd tegemas. Nii et see on siis 4. asi, rääkida oma töötajatega primaarsest ja sekundaarsest tööst ja luua selline kultuur, kus kõik saavad ühtemoodi aru, et primaarne töö on aidata meeskonda, aidata üksteist ja alles sekundaarne töö on see, kuidas moodi ma läbi konkreetsete ülesannete, läbi konkreetse tööülesande panustan sellesse primaarsesse eesmärki. Mõni juht põrkub siis selles olukorras selle vastu, et ta läheb, räägib inimesega, aga mitte midagi ei muutu. Ma tean paljusid juhte, kes on hädas sellega, et ta räägib ja räägib ja räägib, aga midagi ei juhtu. Siin on 2 asja. Paljud juhid eelistavad rääkida koosolekutel impersonaalselt. Nad viitavad mingitele probleemidele, rääkimata ja viitamata konkreetsetele isikutele. Püüame ikka nendest asjadest rohkem kinni pidada. Püüame ikka koosolekutele õigel ajal jõuda. Püüame ikka tähtaegselt asjad ära teha. Püüame ikka tagasi helistada üksteisele. Püüame ikkagi e-mailidele õigeaegselt vastata. Püüame. Ja kõik istuvad koosolekul ja mõtlevad, et ei tea, kellest jutt käib. Temast tõenäoliselt. Ja igaüks läheb koosolekult ära ja mõtlevad, et nad võiksid veitsa rohkem pingutada. Tihtilugu aru saamata, et jutt käis tegelikult minust endast. Ja seetõttu ka meeskonna koolitustel, näiteks kus on eelnevalt küsitlus läbi viidud ja ma tean, et seal on probleemid ja kui ma räägin ükshaaval meeskonnas olevate inimestega, kõik tunduvad väga-väga normaalsed ja tublid töötajad olevat. Aga kollektiivsel tasandil tekib mingi jama. Igaüks ütleb, et võt nende asjadega oleks vaja tegelda, nende asjadega oleks vaja tegelda, nende asjadega oleks vaja tegelda. Ja siis ma ütlen lõpus, kuulge, teid on 10 tükki ainult, miks te ei tegele nende asjadega siis koos? Kõik on praegu siin, et saaks need asjad korda teha. Ja siis jõutaksegi selleni, et okei, räägime, arutame, lepime mingid asjad kokku, aga siis tuleb päris elu ja siis tegelikult enam nendes asjades kinni ei peeta. Mis viitab jällegi kultuurile. Sellises olukorras lihtsalt kultuur on selline, mis võimaldab nagu rääkida asjadest, aga tegudeni ei jõuta. Ja see on see koht jälle, kus tuleb juhi roll mängu. Ma nimetan seda sellises nagu halva kõlaga, aga tegelikult see on väga positiivselt mõeldud, see on positiivne psühhoterror. Mis tähendab seda, et kui sul on ikkagi meeskonnas inimesed, kes ei tööta kaasa, kes ei mõtle kaasa ja halvemal juhul tekitavad nagu negatiivsust pigem meeskonda, siis sa pead nende inimestega regulaarselt kokku saama ja nendele positiivselt, konstruktiivselt toetades andma märku, et see ei lähe niimoodi.
ja miks ma nimetan seda positiivseks psühhoterroriks, sellepärast, et mitte ükski töötaja ei taha, ma ei tea, iga nädal oma juhiga kokku saada ja kuulda, et ei lähe asjad ikkagi, et ei lähe niimoodi. Varem või hiljem, kas see inimene muudab oma käitumist või ta läheb ise töölt ära. Sest need inimesed on harjunud töötama niimoodi, et keegi niikuinii endale midagi ei ütle. Kuna mul on tulemused korras, juht minuga tegelda ei taha, juht ei taha must kindlasti ilma jääda, ja siis ma vaikselt nagu ajangi siin oma asja. Kuni selleni välja, et mõni juht on öelnud, et me seda töötajat ei võta enam isegi koosolekutele. No come on, kuidas see võimalik on? Sul on nagu meeskond, sul on vaja kõiki inimesi, kes annaksid oma panuse ja sa ei saa mingit inimest koosolekule võtta sellepärast, et ta lõhub selle koosoleku ära, ta rikub selle koosoleku ära. Sest teised inimesed ei julge sõna võtta, nad ei julge arvamust avaldada, kui see inimene midagi ütleb, siis kõik teised tarduvad. Ja kui sa nüüd isoleerid selle inimese meeskonnast, saadad sa kõikidele teistele sellise sõnumi, et see käitumine on okei. See on pehmo juhi sündroom. Sa oled juht, kes ei julge, ei suuda, ei oska minna oma töötajatele, nendele vastanduda üks ühele ja öelda konstruktiivselt, positiivselt, mida ma sust ootan, mis käitumine on okei ja mis käitumine ei ole okei. Ehk siis läbi oma käitumise oled sa loonud sellise kultuuri, kus kohas igaüks saab teha oma asja, sõltumata, mida sina juhina arvad sellest või ei arva. Nad lihtsalt teavad, et sa niikuinii midagi ette ei võta. Nii et 5. samm ongi siis see, et sinu ülesandeks juhina on hakata kiirelt sekkuma. Hästi selgelt sõnastada, mida me teilt ootan, kuidas ma seda jälgin, mida ma ootan ja mis juhtub siis, kui nendele ootustele ei vastata. Üldjuhul on juhtidel selleks aega 1 korda aastas, kui on arenguvestlus, kus siis räägitakse, kuidas sul läinud on, mis on absoluutne absurdikas. Sa ei saa aastas korra saada inimestega kokku ja öelda, et kuule, mäletad eelmise aasta veebruaris sa tegid sellist asja ja see jäi mulle silma. Ei, sa pead olema juhina oma töötajatega nii heas kontaktis, et sa saad nendele regulaarselt anda tagasisidet, kuidas neil läheb, millega neil hästi läheb, millele nad võiksid rohkem tähelepanu pöörata, mida nad võiksid vältida. Ja tulles nüüd tagasi selle kirja juurde, ehk siis sa ütlesid seal, et sul on mingid inimesed, kes tegelikult pigem töötavad sulle vastu, siis see ongi tänane sinu kultuuri nimi. Tänane teie meeskonna kultuur on see, et tahan teha tööd, siis teen ja kui ei taha, siis ei tee. Ja mitte keegi teine ei ole lasknud sellel kultuuril tekkida kui sina ise. Sa ei ole võib-olla piisavalt julgenud ise haavatav olla ja võib-olla isegi tunnistada seda probleemi. Esimene samm olekski see, et sa saad kokku ja ütled, et meil on probleem, siis ma tunnen, et meil on probleem. Ja avadagi ennast ja rääkidagi, et ma olen mures selle pärast. Ja ma hetkel ei teagi võib-olla, kuidas sellega hakkama saada, aga ma näen siin, et siin ruumis on inimesed, kes tegelikult on väga-väga tublid, aga näed, vaata teie puhul ma tunnen, et äkki ma eksin ja andke mulle andeks, kui ma eksin, aga ma tunnen, et tegelikult ei anna endast maksimaalselt. Ja just tuua konkreetseid näiteid, ära anna hinnanguid inimestele, vaid analüüsi nende käitumist. Kogu võib-olla paari nädala jooksul mingeid konkreetseid näiteid, mis sind häirivad. Äkki sa kuuled seda tõesti maja pealt, äkki sa paned seda tähele, kuidas nad teevad midagi, kuidas nad on. Ja rääkida konkreetsetest näidetest ja öelda, et see ei ole okei. Et siiamaani me oleme seda lubanud, see on meie kultuur olnud, aga ma näen, et see tegelikult ei aita meid, sest et kõik, kes siin on, nad peaksid tegelikult panustama sellisel viisil, mis aitaksid meid meeskonnana, aga see käitumine ei aita. Ja kui see nii haavatavad, nii avameelselt ja nii ausalt julged sellised jutud läbi rääkida ja öelda väga selgelt, et mida ma tegelikult kõikidelt inimestelt siit ootan ja sa hakkad neile kiiresti tagasisidet andma, kui nad ei pea nendest asjadest kinni, siis ma luban sulle, et see olukord hakkab muutuma. Nii et ma ütlen alati, kõik mis meeskonnas toimub, on tegelikult juhi nägu, juht on lasknud sellel kõigel juhtuda, juht on lasknud sellel kultuuril kujuneda ja ainukene viis kultuuri muuta on juhina sekkuda ja juhina rääkida kultuurist, süsteemselt, teadlikult, asjad kokku leppida ja siis need üheskoos ellu viia. Aitäh sulle vaatamast ja ma loodan, et sa said siit mingisuguse mõtte endale. Kui ei, võid mulle ka julgelt helistada 509 40 20 ja võime sellest julgelt rääkida. Aitäh sulle ja tšau!